märgitud teistpidi, aga tegelikult on ikkagi asi loogiline, ehk siis Sigvard Suppi seal vasakul alustab ja Andres Järve siis võistkonnaga, mine tea. Oleme näinud igasuguseid asju ka tänavusel hooajal Premier Liigas. Švedovski ikkagi läheb üllatama, Turins korra. Tema ikkagi siirdus Portugali ja tuli kiirelt keegi asemele leida. Ja nüüd saab hästi siit minema ja 1-0. 1-0 16. minutil Daniel Usta. 5. värav sel hooajal, suurepärane hooaja algus Daniel Ustale Tallinna Kalevi eest. Ja kodupubliku rõõmuks asub Kalev seda kohtumist 1-0 juhtima ja kui lihtsalt see nüüd käis. Eermeest selle palli ära antud. Tiimi nüüd eksib sööduga. Reima jääb sinna ette ja Piht jagab Rudenko 1-1. 1-1. Danil Rudenko viigistab mänguseisu ja Harju saab ka enda oma kätte. Ja nagu oli see Kalevi värav justkui ei millestki, siis oli siin ka Harju värav. No sisuliselt ei millestki, ehk siis väga lahtine, väga võimalik selles tänases vastasseisus. No see. Ja Rudenko üles, Rudenko jääb selline torge sinna ettepoole ja Vetkal on hästi nüüd vastas esimest korda. Ainus kübartrikk sel hooajal Premier Liigas kirjas. Tartu Tammekata siis 4 või 3 kostitas, kui Usta saab siin proovida ja kenasti liigub sööt nüüd kalevlastel. Usta jälle virutab ise peole ja see löök on päris hea. Ikkagi väga hea katse siin Ustalt, aga nüüd on Harjul võimalus, aga see sööt läheb selgelt liiga pikaks. Oi, nüüd Miron Vetkal mida teeb ja siin on 2-1. Siin on 2-1, Reinhard Reima paneb palli võrku ja see jääb nüüd Miron Vetkali hingele, midagi pole öelda. Juba korraks tundus, et Harju rünnak, mis ühtäkki tekkis ja tundus väga ohtlik. Usta jätk nüüd on ebatäpne. Samuti tiimil on kollane kaart all ja siin jääb Kalev vähemusse. Tallinna Kalev viimased veerand tundi sellest mängust peab hakkama saama 10-kesi. Ära Erme. Jälle vea välja, ei võta. Pall endiselt Harju käes, Reima ja Vetkal selle. Kas löögile? Ei, siit ei saada ja siin on nüüd päris ohtlik olukord, siin Kose on üksi ja saab nüüd siin Mihhailovi ette võtta. Kose endiselt Kose, no ühtegi abi siin ei ole, aga paneb ikka selle palli võrku ja nüüd on Vishah Matt. Ander Joosep Kose võtab selle palli, jookseb, keerutab ja lõpuks söödab vaatad siseküljega selle palli kuidagi võrku ja ei olnud jällegi selline löök, vähemalt ei tundunud küll esimese hooga, mis oleks kuskil. Nii, Kula läheb nüüd siin vasakut äärtpidi ja võtab veel ühe nurgalöögi, kas ei anta võimalust Kalevile seda lahti mängida. 1-3 tänase Premier Liiga esimese mängu tulemus, Kalev 1, Harju 3. Reinhard Reima, täna 3-1 võit Tallinna Kalevi üle, võtta see mäng kõigepealt enda sõnade kokku, mis sulle sellest meelde jäi ja mis tunnetega väljakul olid? Esimene poolaeg olime meie veel rohkem palliga, nad üritasid rohkem otsida liini taha. Teine poolaeg võiks öelda isegi vastupidi, me olime natuke madalamal, nad mängisid rohkem palliga, aga ma arvan, see võistkond, kes oli siis mängis rohkem liini taha, see oli täna edukam. Et kuna kevadine muru, siis on mõistlik mängida nagu selle peale, kes on kiirem. Ja kui vastase liin on kõrgel, siis mõistlik sinna taha mängida ja ma arvan, see võistkond oli edukam, kes seda rohkem ära kasutas. No sul endal praegu särk väriseb, juuksed lehvivad, kas tuul oli ka faktor täna või pigem ei olnud? Mingil määral ikka. Essa poolaeg mängisime tuule vastu, teine poolaeg saitas meid tuul. Kindlasti see mängis oma jagu rolli. Mängite ju ise treenite kunstmurul, kas see oli nüüd esimene kord sel hooajal, kui te üldse muru peale saite või saite mingid treenid ka kuskil muru peal ära teha enne? Ja terve selle nädala oleme treeninud Keilas muru peale.
Suhteliselt raske periood oli siin võistkonnal selja taga, viimast 5 mängust ju 4 kaotust, see 1 Tammeka võit sinna vahepeale. Jäite siin Kalevi vastu ka kaotusseis, kas korra hakkas nagu mingisugune selline murenemine ka tekkima või saite nii kiiresti selle viigivärava kätte, et seda momenti nagu ei tekkinud? Ei, me läheme ikkagi mäng korraga ja unustame ära, kui on kehv mäng ja juba keskendume järgmisele, et midagi põdeme ega mõtleme jäänud, et siin on endal täna 1+1 tegelikult ju värav pluss värava sööt kirjas, et oled nii-öelda võistkonna kangelane, kui nüüd riietusruumi lähed? No jah, see sööt, kas see oli sööt, eks ole, aga jah, et see värava puhul küll, et press õnnestus ja saime kätte. Aitäh sulle ja edu! Suur tänu! Tallinna Kalevi peatreener Allo Pärengrupp täna 1-3 kaotus eduseisust Harju Laagrile. Kuidas selle mängu ise täna kokku võtad? No ütleme niimoodi jah, et need mured tegi mõningad situatsioonid, millest me need väravad lasime endale lüüa, üleminekud peale teatud situatsioone siin. Et selles mõttes täna oli selge nägemus, kindel plaan, kuidas Harjut murda, aga me ise natukene lõikasime näppu teatud olukordadega, kus me võib-olla trügisime liialt keskelt ja ei olnud seal tasakaalus, ütleme niimoodi, kus me need väravad lasime. Et noh, nii oli, et selles mõttes jäime ju tagaja rolli, jäime vähemusse mingi hetk, aga isegi siis oli kindel plaan, kindel tegutsemise mõte. Täna lihtsalt ei õnnestunud need asjad ja ma arvan, ega seal midagi ei ole teha. Vastas on samamoodi meeskond, kes pingutab võidu nimel ja meie täna lihtsalt natukene maksime lõivu mõnest kohast. Võit Paide üle, nüüd kaotus Harjule, on see selline paratamatult mingisugune noore võistkonna ebastabiilsus ka lihtsalt, et neid kõikumisi tuleb natuke rohkem sisse kui võib-olla kogenumatel vanematel võistkondadel? Ei, ma isegi ei võta seda niimoodi. Mina nagu näen seda hästi läbi jalgpalli nüansside. See on jalgpall, üks mäng sa õnnestud, need asjad, mis me kokku lepime, teine mäng sa ei õnnestu. Täna paarist kohast, kui neid asju järgi vaadata, ma ütlen, et seal lõikasime natukene näppu, ei olnud valmis selleks ja Harju kasutas need võimalused ära, et ega samamoodi võib järgmine mäng meie kasuks tulla midagi ja ma ütlen, et see on tavaline jalgpallimäng, et lihtsalt me peame ise küpsemaks saama, selles mõttes ma olen nõus ja vaikselt siin edasi minema mängult. Sa oled nüüd umbkaudu paar nädalat jõudnud see peatreeneri ametis olla, oled sa rolli sisse elanud, kuidas sul nii-öelda isiklikus plaanis sellega läinud on? Ja mina tunnen mõnusalt ennast selles mõttes, et nagu ma räägin, mul on ka täna kurb meel ja ilmselgelt mul oli läbi mõeldud enda jaoks plaan A, plaan B, plaan C, isegi kui näiteks Harju oleks tõesti juhtrollis olnud, nagu ka ta eelmine mäng on ja et mida siis teha, et need on jalgpallilised nüansid, minu ülesanne on see meeskond siis nii-öelda sinna lainele viia, et nad usaldaksid mind, et on teatud asjad, mis võivad mingiks teatud mänguks edu tuua. Täna me ei saanud sellega võib-olla nii hästi hakkama ja nii ongi, et eks me siin töötame edasi ja vaatame, mis mehed meil siin võtta on ja igal ühel omad plussid, positiivsed küljed, negatiivsed küljed, et nüüd tuleb see parim kompott kuidagi tööle saada, et see on siin minu jaoks teine mäng ja ma nagu selles mõttes ei põe ja naudin seda treeneri tööd, et küll me saame selle edu ka. Jõudsid kiirelt riietusruumis ka käia, mis see sõnum oli, mis meeskonnale praegu selle paari minutiga jõudis minna? No umbes eks see, mis ma siin natukene kirjeldasin, et on teatud nüansid, et kogu see mängu tarkus, kannatlikkus, terve 90 minutit, kuidas mängida, millal rünnata, ütleme see küpsus ja nii-öelda kannatlikkus, arusaamine teatud kindlatest nüanssideks kindlaks mänguks. Et see oligi nagu sõnum ja et ikkagi me peame neid momente vaatama, kordama, meelde tuletama ja kasvama selles mõttes. Olgu, aitäh sulle, edu sulle, edu Kalevile!